Tere päevast, Margus olen mina, siis EID osakonna juhataja Riias. Ma võib-olla tuleks tagasi selle Iianile esitatud küsimuse kohta, mida esitas Kaido, et mitu allkirja tasuta ühele isikule võiks kuus olla, eks. Ajalooliselt me oleme arvestanud ja mäletame seda, et öeldud 10 tasuta allkirja kuus. Küsiks nüüd võib-olla tegelikult, kui mitu allkirja annab üks eraisik tasuta, ise suhtlen Digidoc 4 tarkvara kaudu. Vaevalt, et on 10 annab, eks, et me oleme seda numbrit nagu kaalunud ja arutanud ja just tuleb sinna kohe diskussioon, et on see ID-kaardiga antud, on see mobiil-ID-ga antud, on Smart-ID-ga antud või on ühele isikule kokku 3 vahendi peale antud, et see on see diskussiooni koht, mida me majas arutame praegu, kuidas see mõistlik piirang sinna teha ja võib-olla see küsimus raha osas, ega Riia maksab kõik need Digidoc 4 päringud kinni, ehk mida rohkem sealt ühest eelarvest meie raha ära võetakse, seda vähem peab meie raha et teisi asutusi toetada. Et on nagu üks pott ja me peame vaatama, kuidas optimaalselt ringi käia. Sobis? Aga lähme mobiil-ID juurde, et kui te ootate, ma ütlen praegu välja kuupäeva, et millal tuleb uus mobiil-ID või mis asi on uus mobiil-ID, siis ei, seda ma ei ütle. Et võtame kohe ootused maha, aga millest siis räägiks põhimõtteliselt, et me teame, et meil on Eestis mobiil-ID kasutajaid umbes 230 000 ja kus ta siit töötab nüüd? Ei taha edasi minna. Et mobiil-ID on turul olnud aastast 2007, 2011 aasta muutus ta riiklikuks mobiil-ID-ks ja nii ta on toiminud, aga igal lepingul on... Ikka ei tööta. Proovime hiirega. Aga nagu me teame, et hiirega ka ei tööta. Et ma nii kaua räägin ilma pildita, mul seal nii palju infot ei ole. Et nagu me teame, et igal lepingul on kombeks ükskord otsa saada ja me peame hakkama mõtlema, et mis siis juhtub, kui praegu mobiil-ID leping otsa saab, hankeleping. Et ma ei ütle, millal see otsa saab, millal uus peaks tulema, aga ja kui me tahame midagi turule tuua, mis rahuldaks praegu 230 000 inimest võib-olla, siis me hakkame mõtlema, mis see võiks olla. Meil on turul praegult olemas ID-kaart, mobiil-ID, mis on riiklikud. Riik on lubanud, et tema väljastab igale kodanikule 2 alternatiivset ID-d. Ehk ID-kaart on, ID-kaart jääb, ta ei kao lähima 5 aasta jooksul kuskile, mobiil-ID võib kaduda 5 aasta jooksul ja me mõtleme, mis võiks see teine asi olla, mida riik võiks oma kodanikele väljastada. Lisaks on turul olemas ka erasektori poolt pakutav Smart-ID, mida siin kõvasti promotud on. Et tekib küsimus, meil on 3 erinevat ID-d ja kui me tahaksime tulla millegiga mobiil-ID asemele, siis tekib küsimus, et mis on see lisaväärtus, mille pärast inimene selle endale võtma peaks. ID-kaart tal on, ütleme, et Smart-ID ka kasvab tõusutrendis, teha riiklik Smart-ID kõrvale, no that's the point, eks. Teha midagi muud veel kõrvale, me võime sinna mõelda ägeda asja välja, investeerida sinna palju raha või keegi kasutusele ei võta seda, no siis ma ei taha seal olla selles positsioonis, nagu sa praegu võib-olla olen, eks. Ja samamoodi, miks peaksid e-teenused selle uue alternatiivse lahenduse kasutusele võtma, kõik see tähendab kulu, kui seal pole eraisikuid küljes, kes seda kasutaks, miks peaks e-teenus selle enda külge panema ja vastupidi. Ehk need on need küsimused, mille peale me mõtleme ja enne kui me turule tuleme. Et ei saa uisa-päisa teha mingit asja ja siis vaadata, äkki lendab, äkki ei lenda. Ja uus lahendus võiks olla ka, kui riske hinnata, midagi uut. Et me ei tahaks teha uut lahendust, koopiat, mingit praegu turul olevast tehnoloogiast, nagu ma korra mainisin, et teeme teise Smart-ID kõrvale, eks. Üks on SK poolt pakutav, teine riigi poolt pakutav, kas see on nagu hääve? Või siis me peaksime mõelda, kas see praegune tehnoloogia, see praegune MID on SIM-i-põhine ja kas see on jätkusuutlik, on ta suremas praegu. Kui ma Riiasse tulin 2016 aastal, siis esimene suur paanik oli see, et tappi, e-SIM tuleb, kohe tapab mobiil-ID ära. Poole see e-SIM-i kuskil praegu, et mis meie MID-d ära tapaks. Et need on need kaalumiskohad, et kuidas me võiksime edasi minna, et võib-olla see hea vana tehnoloogia on jätkusuutlik, et sõidame veel sellega natuke rallitaks. Ärge võtke siit, pole ühtegi otsust, mis ma praegu ütlen, need on ideed lihtsalt. Või küsimärgid, et ja mis me oleme nagu välja mõelnud ja mis võiks olla, me tahame ikkagi Eestis jätkata sellist mudelit, kus autentimisvahend on EIDAS mõistes hinnatud tasemele kõrge, ehk me ei taha seda taset alla lasta, see jääb juba teatud piirangud ette
ja me jätkuvalt tahaksime anda ikkagi omakäelise allkirju ehk Qualified Electronic Signatured. Ja siis tekib küsimus, et aga kas see uus lahendus võiks olla selline, millega saaks krüpteerida ka või? Või et jätkame krüpteerimist ainult ID-kaardiga, eks. Et äkki on see lisaväärtused, mida võiks pakkuda ka mobiilsetele seadmetele. Ja loomulikult, kas me tahame selle valida, et kui valimishääle peab näiteks allkirjastama tekita, siin on võimalik minna nagu pilve allkirja peale, et sa logid kuskile sisse, võtmed on serveris, allkirjastad ära ja kõik, kas sellise tehnoloogiaga saab jällegi allkirja valimas käia või? Et äkki ei saa, aga ma arvan, et inimesed mobiil-ID-ga või analoogse lahendusega, mis võiks turule tulla kunagi, äkki tahavad valida ka. Et me ei taha minna ainult ID-kaardiga saad valida. Et see on äkki ei sobi valimiskomisjonile. Ja loomulikult meil on palju inimesi, kes on väljaspool Eestit, on maksnud rohkem kui 10 miljonit makse Eesti riigile, nagu eilsed uudised rääkisid. Me tahame vist neid ka jätkuvalt teenindada. Et kas nemad on rahul meie kiipkaardipõhise lahendusega, tahavad minna ka mobiilsesse seadmesse. Kas see peab olema riigi poolt väljastatud, kui lihtne selle väljastusprotsess peab olema. Et need kõik seavad piirangud, et kui me räägime näiteks praegusest tehnoloogiast, SIM-kaardipõhine Eesti operaatorvõrgus töötav asi, no ei sobi hästi e-residendile. Ta ei taha seda Eesti SIM-i endale saada, eks. Ja väga palju räägitakse, kohe tuleb biomeetria, vaatame ka kaamerasse ja paneme sõrmejälje ja muudkui kõik toimib ja kõik on äge ja turvaline, eks, aga kas ta on turvaline sellisel tasemel, me võime ta võtta riiklikuks e-ID vahendiks. Öeldakse, et jah, ta on piisavalt turvaline, et seda lahendust kasutada kontrollitud keskkonnas, nagu näiteks piiriületuspunktides, kus kõik kaamerad jälgivad, mis sa teed, sa maskiga sinna minna ei saa, mingit kummist sõrmejälge kuskilt väga välja võtta ei saa, eks. Aga kui me räägime kontrollimatus keskkonnas, et inimene istub kodus, me ei tea, mis abivahendid tal on, mis tal seal kaamera juures, mitu maski tal kaasas on, eks. Et nagu seal loetakse, et see ei ole veel ikkagi piisavalt turvaline, aga äkki me liigume sinna poole, et kui me vaatame 3, 4, 5 aastat võib-olla edasi. Et need on kõik küsimused, ja millega me tegeleme praegult, erinevad asutused, me oleme kaasanud ministeeriumid, et leida see võluasi, et või väärtus, mis võiks olla kodanikule täiendav nagu hüve või väärtus, miks ta peaks võtma endale uue alternatiivse lahenduse kasutusele. Ja kui inimene tahab seda võtta, siis miks peaksid e-teenused seda integreerima. Et see ei ole lihtne otsus, mida teha, aga eks me proovime selle lahenduse kuskilt maalt leida. Ja kes käisid eelmine nädal SK aasta konverentsil, siis seal Andres Kütt tegi ka vist ülevaate turuanalüüsist. Ma olen seda dokumenti ise lugenud, kahjuks ma näinud, mida Andres rääkis. Et maailmas ei ole palju sellistele nõuetele vastavaid lahendusi praegu olemas. Aga eks me tegeleme sellega, et kas siis peame nõudeid alla laskma, otsima edasi, aga töö käib. Aga mul rohkem ei ole praegu mobiilidest rääkida. Tahate küsida midagi? Jätkuvad ükskõik, ma kujutan ette, mis see lepinguga juhtub, ükskord saab otsa, nagu ma mainisin, need 230 000 inimest, nemad jätkavad oma teenuse kasutamist, eeldatavasti nii kaua, kuni nende Smart-ID, mobiil-ID sertifikaadid kehtivad. Et neid nagu otse päeva pealt ära lõigata, kui siis ei teki mida ägedad plaanid migreerime kuskile uuele lahendusele. Aga ma võtaks nüüd küsimusi, tahate küsida, või on teil ideid, mis võiks olla uus mobiil-ID? Uus mobiilne autentimise allkirjastamislahendus, ütleme niimoodi. Võib-olla nimi tuleb teine. Ma Eesti reast kuulsin juba ühte S-tähega algavat sõna, aga see on turul olemas juba. Aga kui teil küsimusi ei ole, siis me saame 15 minutit varem kohvile. Ma näen, kõik juba liigutavad ennast ja nihelevad. Või kasutame 15 minutit ära praegu mingi muu teema käsitlemiseks, kui teil on midagi, mida päevakavas kajastatud ei olnud, aga tahate minu käest küsida, siis me võime seda 15 minutit kasutada. Küsimus selline, et kui nüüd 2 e-residenti teevad lepingu ja vaidlevad pärast, et mis kohtus see vaidlus käib siis? Ma kujutan ette lepingust ikkagi, mis lepingus on öeldud, et kus erimeelsusi lahendatakse. Ma arvan, et igas lepingus on lause olemas, et üritatakse saada kokkuleppel ei saa, siis pöördutakse selle õigusorgani poole või kohtu poole. Ma ei ole küll jurist, kui saalis on mõni jurist, et võib mind täpsustada.
Nii, aga järsku on Margusele e-ID valdkonna kohta laiemalt küsimusi. RIA oma töötajad ikka trollivad. No teame, mida küsida. Ei, ma ei tea, mida küsida, sellepärast ma küsingi. Et mul tegelikult on jäänud natuke nagu segaseks siin kõik selle MID-ga seotud, aga ma mõistan, see ei olegi väga lihtne. Aga ma küsin nii, et mis on tänasel mobiil-ID-l viga või miks seda tundub nagu tahetakse uueks teha või ära kaotada või veel midagi sinna, et kas see põhineb sellel statistikal, et teda kasutatakse vähem või 22% autentimisteenustest MID, seda ei kasutata vähe, väga ei kasutata vähe, jah, aga pangalinki, meil on 230 000 kasutajat, tegelikult on hästi ju. Sa küsid, mis on halvasti ja miks me seda mõtleme? Üks ongi, nagu ütlesid, iga leping saab ükskord otsa, me peame mõtlema, mis pärast seda saab, ja eks seal ole mingi tehnilised piirangud, et me elame ikkagi Euroopa õigusruumis ja seal kehtivad mingid nõuded allkirjastamisvahenditele. Et kas need SIM-kaardid, mille peal nad praegu töötavad, on jätkusuutlikud järgmised 5 aastat veel, on need võimalik turu pealt saada või me peame alustama mingit suurt sertifitseerimisprotsessi, kui me tahame seda tehnoloogiat jätkuvalt edasi kasutada, et see SIM-kaardi rakendus seal peal peab läbima tulevikus arvatavasti, kui midagi muuta tahame näiteks, auditeerimisprotsess ja selle kohta võib oma emotsioone väljendades ka võib-olla, kuidas see läks kõik, kui nad oma Smart ID sealt läbi lasid. Et ei olnud vist lihtne ja odav protsess. Just. Ühesõnaga, et mobiil-ID-s meil praegu turvaauku ei ole ja seda kartma ei pea. Mulle meeldis enne, kui öeldi, et on erinevaid uksi ja aknaid, et kus on uksed ja aknad, seal on ka erinevad uksed ja aknad, võib-olla millest me ei tea. Praegult me ei tea, et midagi oleks. Jah, seal on üks küsimus veel. Tahaks küsida, et kas on teada mobiil-ID-le sarnaseid lahendusi teistes riikides ka? Täpselt sellist mobiil-ID-d, nagu meie siin Eestis kasutavad minu teada leedukad, kasutavad isegi, kas oli Belgia või kes on Aserbaidžaan, Omaan, Ukrainas pandi midagi sellist käima. Et tegelikult on mitmed riigid, kus on samamoodi minu arust SIM-kaardi põhine kaardirakendus, SMS-kanal, ehk meie lahenduse koopia toimimas. Et jah, siin võib mõelda, et kuulge, paneme jõud kokku. Igaüks paneb natuke raha ja lähme laseme selle asja ära sertifitseerida, mis töötaks ka eSIM-i peal tulevikus. Ja kui eSIM tuleb, Eestis on POC läbi tehtud, jah, see töötab, teoreetiliselt on see võimalik teha, aga kogu see sertifitseerimisprotsess tuleb siis läbi käia. Ja e-residendid SIM-kaardiga. Kui ta on e-SIM-i peal, siis võib-olla juba saavad teha oma ägedate fancy telefonidega, mida vist ainult üks tootja praegu toetab või pakub. Natuke samas Auku küsimus, et kas sa tead, kus suunas need riigid, kes täna ei kasuta sellist lahendust, et kus suunas see arendusmõte seal nagu jookseb, et kõik läheb mobiilseks nagu nii, eks ole, aga et tagada selle sama kõrge taseme ja QoS tasemega allkirjastamiseks lahendusi mobiilis, et mis suunas need teised riigid arenevad? Allkirjastamise puhul on väga mitmed riigid läinud ikka pilve allkirja peale, et sa autendid kuskil allkirjastamisteenuse sisse, su privaatvõtit hoitakse pilves või seal HSM-is kuskil ja sa aktiveerid selles HSM-is oleva võtme ja allkirjastad. Ja autentimise puhul on mingid erinevaid äppe tehtud, üritatakse ka nägu kasutada, biomeetriat, jah. Ma vaatan võib-olla Anna poole otsa, kas sulle meenub EIDAS komisjonis high level notified mobiilseid skeeme tegelikult, mis ei ole sama tehnoloogia nagu meie oleme. Praegu nagu, kui tullakse keskmise substantial tasemega, eks, et ja komisjoni poole pealt on meil nagu ühiselt kokku lepitud ka, et praegusel hetkel mitte üks biomeetriline lahendus ei saa olema high, kõrge. Et peame ootama. Natukene võib-olla hoopis küsimus, et tehisintellekt tuleb igalt poolt sisse, mängud võidab siin rahulikult inimesi ja nii edasi ja arenguid. Kas selle kuidagi tehisintellekt tuleb ka sellesse teemasse sisse? Ausalt pole mõelnud ka selle peale praegu. Võib-olla hea sisend, mille peale me peaksime mõtlema. Võib-olla peaksime mõtlema selle peale, et kohe on G5 meile, mis siis meist saab üldse.
võrkudes, et kõik see pool, et kuidas me sinna ökosüsteemi oma EID vahenditega sobitume. AI tuleb kasutajaks, saab oma mobiil-ID. Jah, siin on palju küsimusi, mida me peaks võib-olla skoopi laiendama ja mõtlema ka, nagu siin enne läbi käidud, on meil piiratud ressursid, et mida ise ei jõua teha, üritame turu pealt sisse tellida, see eeldab jällegi raha ja teadmisi. Meil on kas on veel küsimusi? 6 minutit aega ja mul oli mõte, aga Kalev tahab enne küsida midagi. Traditsiooniliselt on tehtud neid krüptoalgoritmide uuringuid, eks ole, et kui sa selle tehnoloogia eluea osas lihtsalt mõtled, mis me praegu Eestis kasutame nii mobiilidel kui ka tegelikult ID-kaartidel igal pool, et mis see eluiga hetkel ennustatavalt on ja millal see uus uuring tuleb, mis ütleb, et kuidas edasi saab olema? Me 2017 aasta tegime sellise klassikalise viimase krüptoalgoritmide uuringu ja eelmise aasta lõpus me tegime sissejuhatuse kvantkindlasse PKI-sse või sellesse maailma ja me tahaks, ma ei tea, see aasta ma ei julge välja lubada seda enam, et me aasta lõpuks midagi uut välja tarnime, aga mõtted on olnud, me peaksime selle klassikalise krüptouuringu välja tegema. Et mis see, ma ei hakka ennustama, mis see, võib-olla Tõnis, sa tahad kommenteerida, Tõnis käib meil huvitavates töögruppides, kus seda teemat arutatakse, et paneb puusalt. Ja, et selle klassikalist krüptouuringu... Oota, Tõnis, võta mikrofon, kuulavad ka kaamera taga olevad. Ma karjun piisavalt kõvasti, et siis kostab üle linna. Et seda klassikalist krüptoalgoritmide uuringut, mis ütleb, et millised nõrkusi, tugevusi on nüüd kasutusel olevates krüptoalgoritmides võrreldes eelmise uuringuga tuvastatud, tahaks jätkata. See on samamoodi ka võtmete pikkuse osas annab soovitusi, kuna tehnoloogiline taust on vahepeal edasi arenenud, arvutusvõimsused on üles läinud ja nii edasi. Aga mida vahepeal me oleme uurinud, on ka see, et kuidas seda krüptoalgoritmide uuringut nagu laiendada või täiendada, et mida sealt nagu veel otsitaks. Ja sideprotokollid on üks teema, TLS, ja seal on nagu rida veel nagu selliseid asju, mille kohta otsitaks sellist informatsiooni. Et olgem ausad, ega see krüptoalgoritmide uuring nüüd ei ole ju nagu selles mõttes mingi enneolematu uurimistöö, mis on unikaalne ainult Eestis, ta pigem nagu koondab info erinevatest ülemaailmsetest allikatest nagu eesti keelde ja Eesti konteksti kokku. Et aga lihtsalt, mida sealt vaja oleks, see on olnud siin vahepeal nagu küsimus, et kuidas seda muuta, kuidas see asi edasi elab, seda on olnud, esimene vist tehti 2000, jah, ammu, 7 aastat tagasi umbes. Nii et need vajadused on ka võib-olla vahepeal muutunud. Võtame veel mõne küsimuse, meil on jätkuvalt 4 minutit kohvini, et ega meil lased jätsid varem ära. Ma küsin, teen ise provokatiivse küsimuse, kas kellelgi on veel lahtine, kuidas saab Eesti digiallkirjadel ajamäärangut muuta? Või vajab see üleseletamist natuke? Et võib-olla põhisõnumil on ka see, et dokumente ei saa tagantjärgi allkirjastada, kuupäeva ei saa minevikku viia, inimese tahteavaldust ei saa võltsida, identiteeti ei saa üle võtta, mida saab teha, on varem allkirjastatud dokumendid tuua või sinna küsida uue ajatempli, uue sertifikaadi kehtivuskinnituse juurde, ehk tuua ta tänasesse päeva. Täna ei saa teha eilse kuupäevaga, täna ei saa teha homse kuupäevaga. Saab teha täna uue sertifikaadi päringu, kehtivuse päringu ja uue ajatempli küsida. Et see on see, mis Tartu Ülikooli teadlased välja tõid, ja mille kohta eelmine hästi palju kirjutati ja muretseti. Kohe tekkis üks küsimus selle sama asjaga. Aga kas metaandmetesse jääb see jälg alles, et seda sama dokumenti on varem allkirjastatud? Teatud juriidiliste toimingute puhul võib-olla tahetaksegi manipuleerida sellist muutust. Kui ikka tark inimene selle faili eest koopia teeb ja tema jaoks mittevajalikud andmed ära kustutab ja sinna uued vajalikud andmed peale küsib, siis neid vana jälge sinna külge ei jää. Et ei ole võimalik konteineril otsa vaadata ja öelda, et tegelikult on 2 aastat varem allkirjastatud see dokument.
just. Et üldjuhul ongi see, et kui lepingut tahetakse võltsida, siis lepingul on üldjuhul 2 osapoolt või rohkem, et kuskil on ikkagi originaal ja siis saab võrrelda neid, et kumb siis oli enne allkirjastatud ja kumb oli sõlmitud. Ja kui on selline dokument, mida väga kuskil ei levitata, siis tekib küsimus, miks seda üldse allkirjastada oleks. Aga siis on sellega ka pilt selge, et kõigil on aru saada, et ohtu ei ole, probleemi ei ole suurt, et väike segadus oli. Teadlasega on meil hea koostöö, ta teeb teisi uurimustöid veel, aga iga asi omal ajal. Aitäh teile! Nii, tänud Margusele!